Hakkame lõpule vähehaaval lähenema. Siin on nüüd selline saunalava valmis pandud, kuhu me kutsusime 5 naist Riigikogust. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Helmen Kütt, Yoko Alender ja Siret Kotka ja kogu siis seda vestlust siin lava peal palusime juhtima Ülle Madise, õiguskantsler. Nüüd on juhtunud niimoodi, et naiste sauna on sisse pressinud ennast mees. Siret Kotka andis vahetult enne lõunapausi teada, et ta kahjuks ei saa tulla ja tema asemel on siin Martin Repinski. Ja me saame nüüd näha, et kuidas see asi käib, et kas naised peksavad ta sealt lavalt välja või teevad uih-jah, aga tegelikult neile päris hästi meeldib, et ta seal on. Aga nii palju veel sessiooni sissejuhatuseks. Meie võime siin arutada igasuguseid küsimusi. Enamus küsimusi on tegelikult seotud poliitiliste valikutega. Ja kuni neid poliitilisi valikuid ei tehta, ei juhtu ka liiga palju. Tööandjatena me saame palju teha, aga ütleme ikkagi, jäme ots selles mõttes on natuke teises kohas. Nii et neid valikuid peab tegema ja vaatame, kuhu me siis selle aruteluga jõuame täna. Austatud kuulajad, austatud Riigikogu liikmed, tõepoolest, aeg on see leili võtmine nüüd kokku tõmmata ja siis Toomase märkusest tõukudes ütlen, et teate, Germaani kultuuriruumis see on ikka täitsa tavaline, et käiakse koos ja pole viga midagi, nii et ma olen päris kindel, et me Martinit välja ei söö. Ja pannakse veel keskele, jah? No nii, meil on siis niisugune lihtne, ilmselt praktikas keeruline ülesanne mõlgutada mõtteid, mismoodi saavutada see olukord, et eesti keel ja kultuur, see siinne heaolu, puhas loodus kestab, kuidas me saame sellega hakkama, ilma et lõhestaks Eesti ühiskonda, vastandaks inimesi üksteisele, et me suudaksime mõista, rahulikult, täiskasvanulikult mõista seda, mida akadeemik Tarmo Soomere ütles, et muutused tulevad, et kuidas me jaksame hoida roolist kindlalt kinni ja neid muutusi ise juhtida. Kuidas me teeme nii, et see väärtusruum, mis meil siin on ja mille tuumaks on ju vabadus ja vastutus ja ettevõtlikkus ja turvalisus, et kuidas meil see säilib, kuidas oleks siin lahe elada ja kuidas me usuks, et me seisame lootusrikka tuleviku lävel. Sest lootusrikkus, mulle tundub, on ka sündimuse seisukohalt üks kõige olulisemaid asju. Nii et austatud Riigikogu liikmed, Riigikogu juhib riiki, nii et väga loodan, et te siin pakute osalejatele päeva lõpetuseks suurepärast mõtteainet. Ja tänu sellele, et siin on olnud nii usinad tweetijad, on ka minul, kellel olid kahjuks siin hommikupoolel teised ülesanded, olnud võimalik osa saada sellest, mis toimus. Nii et päris raske oli leida mõnda teemat, mida ehk polegi veel käsitletud. Aga ühe leidsin. Poiste ja meeste õigused. Kui me tahame edukalt kesta, olla õnnelikud, et siis on tegelikult küsimus ka sellest, kuidas me saame teha nii, et kõik lapsed, kes meil on olemas, saaksid kujuneda omaenda parimaks versiooniks, sõltumata sellest, kus nad on sündinud, millisel jäljel on see pere, mis rahvusest need inimesed on, et kuidas seal peres on elus õnne ja majanduslikku heaolu, kus see kodu asub, kas lähedal on häid koole, ei ole koole, kas tervis on parem või halvem, ja ekstra selle küsimuse eraldi aspektina, et mida me saame teha, et hoida paremini oma poisse ja mehi. Joko, sinul on poiste kasvatamisega suured kogemused, et palun alusta sina. No mul on võrdselt õnneks poisse ja tüdrukuid, aga ma arvan, et see tegelikult nii ongi, et ega poisid ja tüdrukud on ühe mündi 2 külge, aga fakt on see, et me tuleme ikkagi kuskilt ajast, kus mingid stereotüübid meid ikka veel mõjutavad. Ja ma arvan, et me oleme justkui jõudnud mingisse hetke, kus me räägime hästi palju naiste õigusest, me räägime sellest nii-öelda naise rollist, siis ka täna siin on mitu korda läbi käinud ja siin mõned kolleegid on varasemalt kirjutanud, et naistel on nüüd suur roll Eesti tulevikus, kuna naised otsustavad, palju meid saab, eks ole. Et ma arvan, et see ei ole nii, et ma arvan, et kui me
minu ideaalis me peaksime jõudma sinna, kus need asjad ei sõltu soost, kus me oleme nii-öelda tugevad partnerid teineteisele, eks ole, et ma arvan, et ainult sellises turvalises, tugevas suhtes, sealt on lootus, et tuleb ka rohkem lapsi. Et ma arvan, kindlasti mina ei oleks küll hakkama saanud oma omadega üksinda. Ja seal nüüd, mis neid poisse konkreetselt puudutab, mis on meie ootused poistele, eks ole, need on need stereotüübid, kuidas me kasvatame kodus poisse. Kas ema-isa panevad poissi sama palju koristama või kuidas nad suhtuvad poiste kodutöödesse, kuidas tüdrukute kodutöödesse. Et need on sellised pisiasjad, aga tegelikult pisiasjadest see argipäev nagu kujunebki, et ma arvan, et väga hea, et me oleme hakanud nendest asjadest rääkima ja võib-olla ka koolis. Me peame aru saama, et poistel ja tüdrukutel erinevates vanustes on vaja natuke erinevat lähenemist, et meil peavad olema võrdsed võimalused, aga mitte kõik ei tööta hariduses mõlemale sugupoolele tegelikult samamoodi. Et kas või selline aspekt, et seda hariduses silmas pidada, et poisid ei langeks nii palju välja. Ja et siis nagu noorte eestkõneleja ütles, et me tahame võrdset partnerit, see eeldab ka seda, et me siis selle vundamendi laome nii-öelda algusest peale. Martin, kuidas sinu arvates saaks poiste mõistmist ja toetamist paremini korraldada? Kas poiste koolid tagasi või kooli mineku aeg paindlikuks? No, mul endal on ka 2 poisi ja ise olen ka alles hiljuti poiss veel. Nii et räägin oma kogemusest, et mulle tundub, et võib-olla ma ütlen kelle jaoks ebameeldivad asja, aga mulle tundub, et probleem on eelkõige selles, et meil on vale põhiharidus- ja keskharidussüsteem, et see on vananenud ja ei tööta nii, nagu peab töötama. Et kui me vaatame, toon selline lihtne näide, et kui me räägime matemaatikast, kas matemaatikas me õpetame pähe mingid valemeid ja mingisugused sellised asju, mida on täiesti lihtsalt võimalik pähe õppida, või siis me õpetame loogilist mõtlemist, õpetame näiteks finantskirjaoskust koolides. Sellist asja, ma arvan, vaja rohkem rakendada ja rohkem õpetada, mida on täiesti võimalik oma elus kasutada ja mida on täiesti huvitav õppida just poiste puhul eriti. Et ma ei tea, kas tohib tänapäeval sellist asja öelda või mitte, aga mulle tundub, et mingis mõttes ikkagi poisid ja tüdrukud on erineva mõtlemisega. Natuke võib-olla see erineb. Ja seoses sellega, jah, et tõesti ma ise võin öelda, et mina ei tahtnud koolis üldse õppida. Mulle tundus, et see on nii mõttetu ja tahtsin aktiivselt kogu aeg midagi teha, toimetada ja pärast kooli ma ei läinud enam kõrgkooli. Alles nüüd, 10 aastat hiljem ma läksin kõrgkooli õppima ja siis ma nägin, et kui põnev see on tegelikult, kui huvitav see on, kui palju häid kogemusi sealt saab ja kui tublid ja innustavad võivad olla õppejõud. Ja ma arvan, et me peame sellega varem alustama, et kõrgkoolid võib-olla mõtlevad rohkem selle peale, sest see on teine süsteem finantseerimisel ja nii edasi, aga me peame seda koolis maksimaalselt rakendama, kasutama ja neid probleeme on tegelikult palju rohkem. Probleem ei ole ainult selles, et langevad koolist välja, et kui me vaatame, mis finantsseis on tihtipeale peredes, et me teame näiteks, et Eestis on paljude uuringute järgi finantskirjaoskus noortel suht kõrgel tasemel ja üldse Eesti inimestel, aga need hoiakud ja käitumised, nad jäävad väga palju alla maailma ja Euroopa keskmisele. Ja põhjus ongi selles, nagu mulle tundub, et eelkõige peame vaatama, missugused on kooli õpetajate hoiakud ja käitumised ja missugused on laste vanemate hoiakud ja käitumised selles valdkonnas. See ei ole muidugi ainuke valdkond, et loomulikult siin tuleb rääkida ka ettevõtlikkusest ja nii edasi, nii edasi. Nii, poiste õiguste kaitse, Helmen ja Viktoria. Kõigepealt tere. Mina olen teada juba sellest hetkest, kui olin ka sotsiaalkaitseminister, et mulle meeldis kaitsta neid või olla nende jaoks, kes on hädas, aga mehi ja noormehi ma olen alati vaatanud sellise pilguga ja mõelnud, et tegelikult me peame rohkem sellest rääkima. Meil on lapsed, noormehed, kui nad koolist välja langevad. Põhjamaades on see suhteliselt haruldane, et juba
noormees langeb enne 17-aastaseks saamist välja, see on üks probleem. Teine on see, et kui ta välja langeb, siis ta üldjuhul jääb koju, ta ei lähe ka ametikooli. Ja see, kes jääb koju, praegugi see arv kuskil 30 000 noort vanuseni kuni 27 aastat, kui nad selles vanuses on kodus, siis suure tõenäosusega, nii nagu eelnevalt oli ka öeldud, vaesus kasvatab vaesust ja ebavõrdsust, nad ei ole ka rakendatud 35-40-aastasena ja see on juba sotsiaalne probleem. Mehed, vaatame meeste eluiga, väiksem kui naistel. Palk kõrgem kui naistel, aga mehed väga tihti söövad, joovad või sõidavad ennast surnuks ilma pensionile jõudmata. Ma väga vabandan, aga see on kurb statistika, see lihtsalt on nii. Me peame oma mehi kaitsma. Siis mehed on head abikaasad, annavad meile, naistele selle turvatunde, meie lastele selle kindluse ja naistele ka, et selle mehega on võimalik kasvatada suureks lapsed ja siis sünnib neid lapsi ka rohkem perre. Nii et igal juhul tuleb vaadata tervikuna ja noormeeste ja meeste teema hariduse ja kõige muu selles valguses on hästi oluline, mida me peame tunnistama ja mitte ainult vastandama ühte sugupoolt kas teisele. Tegeleda tuleb sellega, kellel sellel hetkel on vaja toetustabi ja mehed tihti seda ise ei tunnista, aga seda tuleb sel juhul märgata ühiskonnana, naistena ja üks näide võib-olla siia lõppu veel tuua, mis seda tegelikult ilmestab ja mida minu paremal käel olev hea ametikaaslane ka tõi, et koolisüsteemis, et me teame kõik, et tütarlapsed on pestud, puhtad, juuksed patsis, nad on koolis, nad kuulavad, poisid teevad koerust, neile meeldib see, teinekord nad ei tahagi tundi tulla, aga noormehed vajavad natuke teistmoodi lähenemist selleks, et koolis käimine ei muutuks neile lihtsalt kas mureks või ebameeldivaks ja küllap nad siis oleksid ja panustaksid ka väga hästi. Aitäh! Nii, tere päevast ka minu poolt. Ma alustaks sellest, et tavaliselt kui tulevad poliitikud kohale, siis ühiskond justkui ootab, et nüüd tulevad need õiged vastused. Mõnemo turniir nüüd hakkab. Viimasel ajal tegelikult poliitikud suhteliselt vähe annavad mingisuguseid vastuseid, vaid pigem peegeldavad seda, et annavad turvalisi vastuseid. Ehk siis nad räägivad sellest, mida nii ehk naa on juba teada. Miks on nii? Sellepärast, et on selge poliitiline konkurents ja sellepärast me aina rohkem toodame ja taastoodame sellist asja nagu üldsust ja sellist asja nagu nii ehk naa kõik teavad. Ja nüüd siis, kuna poistest, et justkui siin millest nagu justkui rääkida, et on teada, et probleem on täitsa olemas, aga see probleem on seotud sellega, et meil on olemas mingisugused stereotüübid. Mina näen ja märkan viimasel ajal aina rohkem, et meil see pendel natukene läinud sinna suunda, et me kaitseme naisi, hästi aktiivselt kaitseme naisi ja vähem kaitseme neid mehi. Ja no näiteks kas või siis osaliselt võib seda öelda niimoodi, et siis kui me nõuame sookvoote, kas me sellega siis näiteks kaitseme naisi või siis juba see pendel läheb teise suunda ja me räägime juba ultrakaitsest, ehk siis tegelikult hakkame diskrimineerima mehi. Juhul, kui me hakkame rääkima konkreetsetest asjadest, siis ma kasutaks sellist terminit nagu kutseharidus. Ka eelnevas jutus oli sellest, et meil on hästi palju kõrgharituid spetsialiste, naistest, on ka meestest, aga me unustame, et tegelikult kutseharidus on see baas, mille peal võiks seista tunduvalt rohkem, kui praegusel hetkel seisab. Ehk siis tegelikult väärtustame seda kutseharidust ja mina arvan, et see on see üks asi, kus võiks nagu neid stereotüüpe natukene teise suunda nagu suunata. Kui rääkida koolisüsteemidest, siis kindlasti palju sõltub konkreetsest koolist, konkreetsest õpetajast, aga on ka üldised teemad, näiteks kodutöö. Nagu ka siin oli juttu, et võib-olla poiste käitumine ei ole päris võrreldav naiste või tüdrukute käitumisega. Näiteks mina ei poolda seda, et meil oleks hästi palju kodutöid või kodutöö ülesandeid kodus. Et siis võib-olla ka see natukene annaks kaasa.
natukene aitaks. Aga põhimõtteliselt teema kui selline on täitsa olemas, aga selles teemas on tõepoolest hästi palju neid stereotüüpseid teemasid, mis tihti segavad seda reaalselt aru saama, mis ikkagi toimub. Kui nüüd sellele teemale joon alla tõmmata, siis mõne aasta eest uurisin seda, nüüd Tiit Tammaru soovi korral saab korrigeerida, aga mõne aasta eest veel enne haldusreformi oli olukord selline, et statistiliselt valdades levinuim leibkonna tüüp oli kehvakesti hakkama saav üksik mees oma vanakese pensionärist emaga. Ja kui me nüüd küsime, et kus on töökäed, kus on need õnnelikud mehed, õnnelikud naised, õnnelikud lapsed, siis ainuüksi selle statistikast tuleb üks päris kurb järeldus. Ja sellepärast ma küsin teilt, lugupeetud Riigikogu liikmed, usun, et olete ka järgmises Riigikogu koosseisus, et mis te nüüd kampaanias konkreetselt, kui te kõik tunnistasite, et see probleem on olemas, et mida te konkreetselt püüate oma erakonna kaudu välja pakkuda? Ja siin on kõnejärjekord palun vaba ja lühidalt. Et kas keegi julgeb pealkirjastada lõigukese programmist meeste ja poiste õiguste kaitse feminismi ajastul? No mina rääkisin sel samal teemal edasi, millest juba juttu oli, et ma arvan, et kõik hakkab eelkõige koolist ja suhtumises, et siin jäi kahjuks mainimata üks selline veel asi, et hindamissüsteem võib olla ka natuke teistsugune ja võib-olla peab vaatama, et see peaks olema ka erinev, et kui on inimesed, kelle sobib hästi see, et töötavad hinnade nimel ja see ongi see eesmärk ja lõpptulemus, et ma ei ütle, et see on alati halb, et võib-olla teatud vanuses ja teatud koolides töötabki hästi, aga on kindlasti ka neid, kelle tahtmist õppida ja areneda just sellega tapetakse ära, et peab vaatama väga palju teisi aspekte, et kus seda on võimalik teistmoodi ka rakendada ja teistmoodi proovida hinnata neid tulemusi, et lõppkokkuvõttes me peame saama seda, et oleksid need noored, kes täna kooli lõpetavad, kes mõtlevad, et kuhu nad lähevad edasi, nad peavad olema, tulemus peab olema eelkõige see, et nad oskavad oma eluga hästi hakkama ja oskavad mõelda, oskavad areneda, et siin kindlasti abiks on igasugused sellised oskused ja teadmised, no universaalsed, ütleme niimoodi, oskused ja teadmised, nagu needsamad keeled, needsamad ettevõtlikkus, finantskirjaoskus ja nii edasi. Aga kui me räägime sellest, et kuidas saavutada, kuidas teha nii, et meie noored, et kuna täna oli siin juttu hästi palju noortest vene eestlastest, et siis mulle tundub, et siin on, näiteks kui mina ennem seda, kui ma sattusin poliitikasse, ennem seda, kui mind valiti Riigikokku, et ma üldse ei teadnud, et on mingisugune selline probleem, ei ole kunagi kuulnudki isegi, et on mingi probleem, et kuidagi eestlased on mingis mõttes edukamad kui venelased või vastupidi, et mina lihtsalt olen oma tööd teinud hästi ja mulle tundus, et mina õppisin näiteks eesti keelt, sellepärast minu esimene armastus oli eestlane, kui ma olen 15 aastat vana. See oli minu jaoks selline motivatsioon ja tänu selle ma õppisingi. Ja ma arvan, et kui me vaatame näiteks üks hea näide, et mis Narvas toimus, kui Narvas taheti teha vene gümnaasiumi, siis Narva loobus sellest, et Narva elanikud loobusid. Nad ütlesid, et me tahame, et meie lapsed oleksid konkurentsivõimelised, me tahame, et oleks selline võimalus õppida eesti keeles ja ma arvan, et mida vähem me seda rõhutame, mida vähem me tegelikult sellest räägime ja seda püüame kellelegi suunida kedagi, et keegi just konkreetselt käituks nii, nagu me tahame. Seda vähem probleemi on ja seda lihtsam, ütleme niimoodi, et seda paremini kõik see areneb, seda kiiremini ja paremini see areneb kõik soodsas suunas. Selle ma võtan hea meelega meelde ja tsiteerin sinu lahkel loal ka edaspidi, et tegelikult tõesti, ma arvan seda sama, et täiskasvanud inimest sunniga vastandumisega ei paranda. Halvemaks teeb küll, vihaseks ajab. Et kui midagi, siis on mõtet näidata head eeskuju ja soodustada seda, mis on hästi. Aga Joko? Jaa, siit on kohe hea jätkata, et üks asi, mida ma kindlasti tahan, et saaks meie järgmisse valimisprogrammi
tegelikult seda teemat on siin ka mitu korda puudutatud, ongi seesama ühtne Eesti kool, sest ma arvan, et vaatamata siin Martini ja paljude teiste headele näidetele, et need, kes hakkama saavad, need saavad hakkama alati. Aga ma arvan, et riik võikski võtta ja tegeleda sellega, et tagada tingimused ka neile, kes alati ei saa nii hästi hakkama. Nii nagu ütles siin enne kõnelenud inimene, et me peame hoolitsema selle eest, et need venelased, kes ei suuda seda keelt ära õppida, need, kes ei suuda endale neid konkurentsieeliseid luua, me tahame nendega ka kohtuda, me peame neile ka looma need tingimused, ehk siis ühtne Eesti haridussüsteem. Ja mis puudutab nüüd seda poiste õigusi ja tüdrukute õigusi, siin on küll nüüd nii, et meil läks see jutt ka väga nagu selle peale, et me peame tohutult mehi kaitsma ja riik peab nagu kaitsma või siis kaitseme naisi, et see et nagu riigil on ka mingid nagu piirid, et ma arvan, et see, mis võiks olla nagu riigi eesmärk, nii nagu siin Ülle Madisegi tõi välja, et luua tingimused, kus igaüks saaks olla tema enda parim võimalus, eks ole, tema enda suurim potentsiaal saaks rakenduda. Et kui palju nüüd riik saab stereotüüpide murdmisega tegeleda, kindlasti mingil määral saab, aga sellega ei saa ka nagu selles mõttes liiale minna, ma arvan. Et mina siin ei läheks programmi selliseid asju kirjutama, küll aga ma võtaks seesama ühtne haridussüsteem, kus me suudame erinevustega toime tulla, kus meil ongi eesmärgiks seesama igaüks tema parimad võimalused, see statistika kinnitab täna, et need, kes tulevad vene koolist, nende võimalused elus oma potentsiaali rakendada on ikkagi kehvemad. Helmen? Kõik saab alguse perest. Ja pere ongi see koht, kus tegelikult peaks olema turvatunne, kus peaks olema kindlus ja vajadusel, kui see vajadus tekib, siis ka see süsteem, mis annab võimaluse, kui ei lähe kõigil nii hästi, et kahekesi last kasvatatakse, ka üksi toime tulla. Ja siin on väga oluline roll ka selles, et järgmine etapp on kindlasti lasteaed ja kool, aga ka huviharidus. Andekad lapsed ei peaks nende ande edasi arendamine sõltuma vanema rahakotist. Need võrdsed võimalused, mis lastele sellel hetkel, kui nad sisenevad haridussüsteemi, antakse ja luuakse, 20-aastasena sinust viiulikunstnikut enam ei saa, kui su majanduslikud võimalused sul võib-olla võimaldavad muusikakooli asuda. Aga kui sa saad selle huvihariduse juurde ka siis, kui sinu vanemad ei jõua selle eest maksta, ehk siis kui me loome lastele võimaluse ühtsel stardil anda endast see kõige parem mina ja luua see mina ja olla siis see potentsiaal, siis selleks on vaja kindlasti ka riigi tuge. Lapsed sünnivad armastusest, aga nende kasvatamiseks on kindlasti vaja ka toetusi ja ma arvan, et seni on Eesti läinud selles mõttes väga õiget rada. Meil on väga hea vanemahüvitise süsteem, on lastetoetused, on lasterikka pere toetus ja tegelikult, kui me räägime täna siin väga palju lastest ja nendest, kes tulevad peale meid, siis meil on 2017. aasta lõpuseisuga, et kui palju siis meil on neid lapsi üldse, kes praegu lastetoetust saavad ja neid on 257 404 last. See on see, need on need inimesed ja need on need noored, kelle peale me vaatame ja üks asi, et me nagu ei peaks ainult mõtlema ka selle peale, kuigi see on väga oluline ja ma hästi kõrgelt hindan seda, mida tööandjad on teinud ettepanekud ka nii sisserände osas, aga me peaks vaatama, et täna siin Eestis olevad nii noored kui juba ka vanemad inimesed saaksid rakenduse ja kasutuse, sellepärast et tõesti me ei ole nii rikkad ja öelda, et me ehitame piirid ümber, et keegi ei tule sisse ega keegi ei lähe ka välja, no see ei ole reaalne. Aga meie juurest ei peaks ära tahtma minna, sest Eesti haridussüsteem on väga hea ja väga paljud tagasipöördujad tulevad selle tõttu tagasi Eestisse, et nende lapsed hakkavad minema kooli ja siis nad teevad valiku seal Soomes või Rootsis või kuskil mujal ja nad ütlevad, et me tuleme Eestisse tagasi, sest me tahame, et meie laps läheb Eestis kooli. Nii et kindlasti valimisprogrammi sotsiaaldemokraadid panevad sisse turvalisuse, need meetmed, mis annavad selle kindlustunde ja panevad ka sisse selle, et lastel peavad olema võrdsed võimalused sõltumata vanemate rahakotist. Aitäh! Ma põgusalt juba rääkisin nendest prioriteetidest, kaasa arvatud sellest kutseharidusest. See ei tähenda veel, et me unustame kas või kõrgharidust, magistriõpet või doktoritöid kui sellist, aga põhimõtteliselt nagu sellest võikski alustada. Veel kord ma tahtsin rõhutada, et tõepoolest Eesti haridussüsteem on väga hea süsteem, seda kinnitavad PISA testid ja selles mõttes, et see ei saa öelda, et meil justkui kõik on halvasti. Ja täpsustan, et minu jaoks lihtsalt
miks ma üldse nagu võrdsetest asjadest hakkasin rääkima, meestest ja naistest ja poistest ja tüdrukutest, et selge see, et õigused on võrdsed, aga lihtsalt, et kuidas ja mida me pakume ja kas me üldse välistame, et on olemas soo erinevused, et selle poolt ma kohe kindlasti ei ole ja lõppkokkuvõttes, et mees on tulevase perekonna tagala ja ta nagu juhul, kui ta mõistab seda juba kooli ajal, siis on väga hea, siis võib-olla ta mõtleb ka tulevase töötasu peale ja siis üleüldiselt sissetuleku peale ja oma karjääri ehitab niimoodi, et saaks koos temaga turvaliselt tunda ka tema perekond, tema naine ja äkki siis tulevad ka võimalikult rohkem tuleb neid lapsi ka, sest et üks selge probleem on ka see, et me oleme praegusel hetkel juba selline mugavuste ühiskond, ehk siis meil on olemas teatud hulk neid sotsiaalseid probleeme, on olemas mingisugused teatud valdkonnad, kus need probleemid on, aga samas üldiselt meil ühiskonnas on juba nii palju seda tarbimist ja nii palju seda heaolu, et põhimõtteliselt kas või seesama rahvastikustatistika või siis need lapsed, millal nad sünnivad, kas või poisid või tüdrukud, lükatakse aina edasi, et nii mehed kui ka naised, aga eriti naised tegelevad eelkõige karjääriga ja siis tänu sellele see taas toodab ka seda rahvastikukriisi problemaatikat üleüldiselt. Nii et selles mõttes, et kui me hakkame nagu seda probleemi käsitlema mitte ainult valdkonnas, et mida teeme poiste heaks, vaid üleüldiselt ühiskonna heaks, siis see on kindlasti mitmekihiline. Aga selle ühtse koolisüsteemi kohta ma ütlen, et jah, et see probleem on tõepoolest aktuaalne, siin on mitu asja ja eelkõige poliitilist asja. Ma kujutan ette, et tegelikult aasta pärast me räägime sellel teemal väga palju, aga tegelikult peaks siin tunnistama, et minul näiteks on väga huvitav kuulata, et kuidas lõppkokkuvõttes üks konkreetse elektoraadiga erakond, nimelt Keskerakond, hakkab seletama, et mis ja kuidas tegelikult see statistika näitab ja siis saab täpselt samamoodi, ma juhin tähelepanu, et tegelikult see süsteem päevapealt eestikeelseks praegusel hetkel ei saa üle minna, lihtsalt sellepärast, et meil on tõepoolest hästi suured probleemid õpetajatega. Ja selles mõttes, et me nagu ei saa üle ega ümber, need mõlemad asjad on hästi olulised ja nõuavad mitte ainult mingisuguseid konkreetseid lahendusi, vaid ka mõistlikud poliitilist retoorikat, kus ei minda lihtsalt loosungitega välja. Ja vot, seda kõike oli väga hea kuulda, sellepärast et tundub, et meie 4 suuremat erakonda ja nende väga nimekad esindajad on kõik valmis täiendama programme siis küsimusega ka sellest, et tasakaalustatult tuleb kõiki lapsi toetada, kuni nad saavad täisealiseks ja enda eest, kui on õnne, siis hakata parimal moel hoolt kandma ja siis ka juba oma laste eest. Ja et poisid, kes mulle tundub, et vahepeal on ära unustatud, et siis ka nemad saavad õiglase hoole, mis mitte kunagi ei tohiks tähendada seda, et tütarlapsed siis peaksid jälle omakorda tagaplaanile jääma, et võib-olla saab niimoodi, et tüdrukud ja poisid on meile võrdselt kallid ja et me hoiame neid parimal mõeldaval moel, sest ausõna, need keemiatunni katsetused, kus mõni kilukarp või mõni muu asi vastu klassiruumi lage lendas, et need meeldisid minule ja klassiõdedele sama palju kui poistele. Vahe oli ainult selles, et meie ei protestinud õnnetu äärejoone sirge tõmbamise vastu nii häälekalt kui noormehed, aga et me olime valmis teenima. Ja nüüd tegelikult põgusalt puudutaks siiski seda ühtluskooli teemat ka seoses selle tulevikuga, kus me peame oskama sisserännet juhtida, sest et see nimelt tuleb niikuinii. Et täiesti ükskõik, mida me unistame, loodame, meie siin oleme täiskasvanud, teie olete pealegi Riigikogu liikmed, minul on ka tähtis amet usaldatud, nii et meie kõik peame põhiseaduse vaimus ausalt ja selge pilguga tulevikku vaatama, et see on meie kohus oma juurte ja järeltulevate põlvede ees niisamuti. Aga lihtsalt üleminekuks üks väike nüanss, mis teid kuulates mulle meelde tuli. Õiguskantsleri ametkonda on kõik teise emakeelega inimesed teretulnud, meil on seaduse järgi piirang Eesti Vabariigi kodakondsus, aga muid piiranguid, seal on väiksemaid asju veel, näiteks erakonda ei või kuuluda ja nii edasi, aga et muid ei ole. Ja siis kujutage ette, kutsusin ühte oma andekamat üliõpilast meile tööle kandideerima. Ja tema ütles mulle, oi tead, ma olen siin Keskerakonna liige olnud ja mina siis, mis siis? Et see on täiesti normaalne erakond ja mis siis sellest, et ma olin venelane ka. Mina ja mis siis sellest?
et meil on majas keeletoimetajat, mõni viga lipsab sisse, mis siis, et usu mind, et eesti emakeelega inimestel on neid sama palju või rohkemgi ja siis on see juba häbiasi, et sinu puhul pole mingit probleemi. Ja see polnud ainus juhtum, kus siis inimene mulle ka ütles, et koolis, osutuski konkursi võitjaks, et selles samas venekeelses koolis kahjuks leidus õpetajaid, kes nendele tublidele noortele ütles, et teil ei ole siin tulevikku, siin on ju Eesti. Ehk siis sisendas neile madalamaid ambitsioone. Ja tegelikkus oli see, et näiteks üks tänaseks väga edukas maksuõigusteadlane, tema läks Sisekaitseakadeemiasse, ääretult tore naine, praegu lapsega kodus, ja seal tänu kaaskadettidele õppis eesti keele ära. Ta tahtis maksundust õppida, läks ja õppis. Kuigi talle oli koolis öeldud, et sinust, laps, kuna sa oled venelane, ei saa niikuinii mitte midagi. Nii et ja täpselt samamoodi oma Ida-Viru visiitidel ma olen kohanud inimesi, kes on kogenud täpselt seda sama. Et selle asemel, et innustada, et teate, teil on väga suur konkurentsieelis tänu vene emakeelele, et kui te veel saate siia kõrvale inglise keele, eesti keele ja hea kui veel mõne keele, et oleks siis veel soome keel, rootsi keel, keegi võiks hiina keelt õppida, araabia keel tänapäeval muide väga et siis te oleksite fantastilise konkurentsieelisega. Et selle asemel tõmmataks tagasi. Nii et, kui nüüd, ja tõenäoliselt see nii läheb, et meil tuleb juhtida seda muutust, mis seisneb selles, et meie hulka lisandub maailmast veel inimesi. Ja loodetavasti sellepärast, et nemad tahavad siin elada ja sellepärast, et meie tahame, et nad siin meie seas elavad. Mis kooli lähevad nende lapsed? Kui tohib Ja alustada. palun. Mina ise ka 10-aastaselt läksin Eestist koos isaga ära. Läksin Stockholmi Eesti kooli, kuna Rootsi riik oli nii helde ja peale teist maailmasõda võimaldas siis sealsel suurel Eesti kogukonnal pidada ka nii-öelda oma kooli. Aga loomulik oli seal see, et 3 kuuga sain ma rootsi keele selgeks. Ja see oli täiesti iseenesest mõistetav. Et ma arvan, et see peab olema ka selle tulevase ühtse Eesti koolisüsteemi nii-öelda esimene alustala, et seal on oodatud kõik need erinevused, aga seal me saame ka eesti keele selgeks ja seal me saame ka need suhted, me kuuleme teineteise lugusid ja me saame edaspidi minna võib-olla veidi vähemate nii-öelda stereotüüpidega edasi. Ma tahtsin lihtsalt siia vahele öelda veel seda, et minu meelest, kui me räägime sellest, et me peame oma mehi kaitsma ja samal ajal raiume neile kogu aeg seda, et teie olete pere tagala, vot siis me saamegi need mehed, kes 56-aastaselt jala pealt kukuvad või need poisid, kes 16-aastaselt koolist välja langevad. Et ma arvan, et seni, kui me näeme nii, et pere tagala on ema ja isa, mees ja naine, võrdsed partnerid, vahel ka võib-olla naine ja naine või mees ja mees, kui need kohustused, need vastutused on jagatud teadlikult valitud rollides, mitte nii, et sulle ühiskond või riik kirjutab ette, et sina oled tagala sellega või seda, et vene koolis õpetaja ütleb sulle, et sa oled venelane, sa nagunii ei saa. Need asjad, nendest me peaksime püüdma vabaneda. Jah. Mina olen lõpetanud vene kooli ja ma pean ütlema, et ja pärast seda astusin Tartu Ülikooli sisse. Nii et selles mõttes, et ma saan aru, et kui me räägime vene koolidest, tavaliselt me lähtume ikkagi müütidest, et vot sealsed õpetajad räägivad midagi näiteks. On olemas konkreetsed näited, see kõik ikkagi sõltub õpetajast. Aga ma arvan, et siis, kui mina praegusel hetkel hästi palju suhtlen nii vene noortega kui ka eesti noortega, siis peamine, millest ma nendega räägin, on see, et teil siin riigis on ainulaadne, unikaalne võimalus ehitada oma riiki. Seda mitte kuskil mujal teile mitte keegi ei paku, see on see teie riik ja te võite seda ehitada. Ja kui lähtuda niimoodi sellest, et siis võib-olla nad võtavad seda kuidagi kaasa ja mõtlevad, et isegi kui nad lähevad välismaale, siis tulevad selle kogemusega või haridusega tagasi ja saavad realiseerida neid omapoolseid teadmisi ja kogemusi siin Eestis. Ja veel siis tulles tagasi küsimusele, et mis keeles õppivad need inimesed, kes tulevad siia riiki, siis 2 nädalat tagasi Riigikogus oli väga huvitav arutelu. Käisid ka keeleeksperdid kohal ja siis Tartu Ülikoolis oli nagu meile pakkuda sellist statistikat, et nendest, kes tulevad siia riiki elama, 40% panevad omi lapsi eestikeelsesse kooli
ja 40% panevad venekeelsesse kooli. Ja siis nagu see tegelikult on murekoht, sest et ka mina saan aru, et juhul kui see number on selline, siis selge see, et me liigume sinna, et kus me hakkame taas tootama mingisuguseid tendentse. Et kuidas siis selles olukorras käituda ja kuidas siis suunata ja kuidas siis selgeks teha, et tegelikult võimalused, suuremad võimalused, et võib-olla on kuskil mujal, see on nagu tõepoolest suur küsimus. Aga ma tahtsin siis, kui me räägime sellistel keerulistel teemadel, kus on väga olulised ka mitte ainult poliitilised statementid, vaid ka emotsioonid, siis ma ütlen, et mina olen selle positiivse integreerimise poolde, ehk siis mitte niimoodi, et me tuleme, et see variant on õige, vaid me proovime selgitada, miks see variant on õige. Millised eelised või millised plussid pärast seda see õpilane või see Eesti venelane saab. Martin? Ja, mulle tundub, et see hakkab sellest, et mismoodi vanemad näevad oma lapsed tulevikku. Et näiteks kui ma arvan, et kui ma mõtlen, et ma ei taha, et näiteks mu laps elaks Eestis, et kui ma planeerin kohe seda, et kui ta pärast kooli läheb kuhugi mujale õppima või elama, et siis loomulikult, et loogiline see, et ma annaksin ta kas veene või ingliskeelse kooli. Aga kui ma tahan, et minu laps oleks Eestis edukas, et ta elaks siin, et kui selline plaan mul on, siis loomulikult ma tahan, et ta õpiks Eesti koolis, et eesti keel oleks tema jaoks perfektne, temal oleks perfektne ja et ta areneks edasi ka Eesti kultuuri. Et siin on selles mõttes, see on tegelikult keeruline selline küsimus, kuna siin on kaks põhilist aspekti, minul tundub näiteks, et üks aspekt on just see, et kuidas me mõtleme just niimoodi loogiliselt, et kuidas me mõtleme oma laste tuleviku peale. Teine aspekt on see, et saame ju aru, et kui kõik hakkavad ainult niimoodi mõtlema ja paljud õpivad näiteks inglise või vene keeles, siis lihtsalt tulevikus on tulemus see, et eesti keelt on väga vähe või praktiliselt ei eksisteeri ja seda me ka ei taha, et me tahame, et oleksid õpimaterjalid eesti keeles, et kõrgkoolis oleks võimalus eesti keeles õppida, et oleksid lõputööd eesti keeles koostatud ja nii edasi. Ja samas mulle tundub, et see ongi, ainuke võimalus ongi see, et luua neid võimalusi selleks, et vanemad tahaksid, et lapsed Eestis elaksid ja õpiksid eesti keeles. Et näiteks minu näide on ka selline, et ma tahtsin, et mul vanim poeg on 19-aastane ja tema tahtis ja ma tahtsin, et ta läheks Eesti kooli, aga kuna ta elab Ida-Virumaal, et otsisin seal, uurisin ja tegelikult seal kandis, kus ta elab, ei leidnud hea kvaliteediga eestikeelset kooli ja lõppkokkuvõttes ta läkski venekeelse kooli. Ja samas sellest, mis sa rääkisid ennem, alguses, et mul tuli meelde, et selline juhtum, et mina ise tahtsin oma perekonna nimi vahetada tegelikult koolis. Kui ma olin 9. klassis, siis oli mul selline selge eelarvamus ja olin kindel selles, et vene perekonnanimiga on Eestis palju raskem elada. Ja kuna minu sugulastel oli selline perekonnanimi nagu Mägi, siis ma tahtsingi, et minust saaks Martin Mägi. Õnneks mu isa ei lubanud seda teha, tol hetkel ma olin muidugi väga vihane, lausa, ma ei tea, ei kujuta ette, kuidas ta üldse talus sellest käitumist, nagu minul oli tol hetkel. Aga õnneks täna ma olen täiesti õnnelik, et mul on selline omapärane perekonnanimi, ütleme Eestis, ja praegu ma ei teeks seda. Praeguse teadmisega tol ajal ma ei teeks seda. Nii et see kindlasti sõltub väga palju ühiskonnast, perekonnast ja kindlasti koolist, aga austöös mul praegu ei tulegi meelde, et kust selline arvamus tuli ja miks ma olin sellest nii vendunud ja miks ma seda nii tahtsin. No võib-olla alguseks ütleks kohe ära selle, et muutused on paratamatud ja me kõik teame seda. Ja selleks tuleb valmistuda ja valmis olla. Et mitte loota, et kui see olukord on käes, küll siis tulevad ka lahendused. Ja see, et inimesed siia tulevad, tahavad siin töötada ja meie tahame, et nad tulevad ja töötavad siin ja panustavad ühiskonda, see on ka selge, me lihtsalt teisiti ei saa. Mis hästi oluline selle juures on, et mitte ainult kool, et kui tööandjad on valmis võtma tulijaid tööle, siis tegelikult juba lasteaiast.
me praegu vaadates ka lasteaiakohad peavad olema selleks, et nendel peredel oleks see lasteaiakoht käes, et mitte oodata koolini ja siis alustada kas keeleõppe ja integreerimisega, et see peaks olema varem. Teine, kogu see keskkond ja suhtumine ja siin on hoiakute muutused, et me peaksime vaatama, et nii riigina, nii inimestena olla sõbralikumad. Me täna ju teame väga täpselt, et mitte ainult need, kes tulevad siia, aga need, kes tagasi tulevad, kurdavad seda, et nad ei tunne ennast oodatuna. Ka nendel on probleeme koolidega ja selle tõttu rohkem sellist nagu tunnet, et koos me oleme tugevamad ja koos me suudame ka asju paremini muuta, et me peame vaatama ka hoiakute muutust, sest vastasel korral ei tunne inimesed siin, need, kes siin elavad, ega ka need, kes siia tagasi tahavad pöörduda, meie enda lahkunud siit hästi ja ka need, kes siia tulevad, lühiajaliselt siis ka lahkuvad, et me lihtsalt peame sellega tegelema, valmis olema, mitte ootama, et siis see lahendus tuleb, kui nemad tulevad. Et mul on väga hea meel, et te kõik tegelikult pakkusite midagi välja, muidugi mõistetavalt nõnda, et see teie erakonda ei sea mingisse väga suurde sundseisu, aga mis on mõistetav, ma arvan, et kõik saalis viibijad saavad aru. Ja väga hea meel oli selle üle, et selles ei olnud seda teravat vastandumist. Teatud maailmavaatelised ja kogemuslikud erinevused on loomulikud, need peavadki olema, aga kõige parem on minu meelest see, kui ei ole sellise kurja vastandumise otsimist, nagu kurjusega ühiskonnas mingi reegli kehtestamist, sest see lihtsalt ei toimi. See peletab ära, see ei tõmba ligi. Nii et järelikult see tee, kuidas ka need inimesed, kes juurde tulevad või kes meil siin täna juba olemas on, et nemad saaksid panna oma lapse väga heasse kooli, mis annab eluks parima stardiplatvormi ja ka nii, et nad ei kaota oma keelt ja kultuuri ja sidet ja et nende õpetajad neid motiveerivad, et see on kindlasti väga-väga hea, et kõik erakonnad püüavad selleks pakkuda lahendust. Aga Viktoria, hästi lühidalt, sest meil on üks teema veel. Ma tahtsin lühidalt ära markeerida ikkagi, et positsioon, et mitte nagu kõike vastu võtma, et nagu me justkui lähtume sellest, et tulevad nii ehk nad tulevad. Et muidugi on hea, kui tulevad need, kes ikkagi on võimelised ja hakkavad armastama ja lugu pidama. Ka meist traditsioonidest, selle riigi traditsioonilist kultuurilistest aspektidest ja ka keelelistest aspektidest. Ja täpselt samamoodi tahan ka rõhutada seda, et meil seoses sellega ka suured väljakutsed haridussüsteemil, sotsiaalsüsteemil ja tervisehoiusüsteemil, sellepärast et ka nii kaua, kui need süsteemid ei oleks ja ei ole praegu veel selleks niivõrd väga valmis, siis nii kaua mingisugustest nagu suurtest muudatustest ei pea rääkima. Ja siis selge ka see, et nagu prioriteet ei ole see nii nimetatud odav tööjõud, mis võiks nagu siia tulla, vaid eelkõige me ootame neid spetsialiste, kes oleksid võimelised võib-olla 2 korda suuremad kui Eesti keskmine teenida. Nii et selles mõttes, et mingisuguseid selliseid asju nagu ikkagi markeeriks ära, sest et need on hästi olulised. Täiesti arusaadav. Ja eks sellest me ju ka lähtusime, et tegelikult see maailma olukord on selline, et lähenevate kümnendite jooksul tuleb olla muutusteks valmis ja see muutuste tark juhtimine peakski tähendama seda, et me ei ela viimse minutini usus, siin toetades seda, mida ka Helmen ütles, ei ela viimse minutini usus, et seda ei juhtu või kui juhtub, siis küll kuidagi saab. Eesti on edukas ainult siis, kui me ei suhtu asjadesse ükskõikselt, niisama ei loksu miski paika, vaid tegelikult seda muutust tuleb aktiivselt juhtida ja seda juhtimist tuleb alustada juba täna. Ja üleminekuks see, et tegelikult näiteks Lilleküla kool, omast kogemusest tean, olen seal käinud, mitte õpilasena, vaid nüüd õiguskantslerina, et see saab väga hästi hakkama. Tegemist on tõesti väga mitmekesise õpilaskonnaga kooliga ja asi sai alguse sellest, et Tallinna linnavalitsus saatis sinna mitme Tallinnasse kolinud Itaalia pere itaallastest lapsed. Vanemad nimelt asusid seisukohal, et nemad mingit kallist inglisekeelset erakooli maksta ei jaksa ja ei taha ka. Ja Tallinna linnavalitsus väga õigesti suunas perekonnad elukohajärgsesse ehk siis Lilleküla kooli. Algul oli väike imestus olnud, et taevake, et itaallased, kultuurrahvas tulnud eestikeelsesse kooli, mille peale vanemad olid suurte silmadega otsa vaadanud ja just loomulikult see on Eesti ju. Ja tänaseks on olukord selline, et seal on üle 10 õpilastest väga erinevatest rahvustest ja mõnigi on lõpetamas siis kenasti eesti keeles juba kuldmedaliga, nii et gümnaasiumi, nii et saab küll. Nüüd viimane teema, et kuidas vältida vastandumist vanad ja noored. Et muudkui räägime sellest, et pensioni maksmiseks raha ei ole ja varsti on meil neid, robustse väljenduse pärast pensionäre kukil iga maksumaksja kohta hirmus palju.
Samas me teame, et töö olemus ju muutub. Ja tegelikult tulebki ära automatiseerida see, mis inimest murrab, mis tema tervist tapab. Ja kas tegelikult pole mitte nii, et õige varsti need, kellel on õnne ja tervist ja eeldused selleks on olemas, kui ise ka natukene kaasa aidata, saavad vägagi kõrge eani, vähemalt mingi koormusega tööd ja ühiskonnaelu jätkata. Et kas teie erakonnad on valmis ausalt järgmises programmis ütlema, et sellisel kujul see pensionisüsteem, te ei pea ütlema, et ei püsi, aga ühesõnaga tuleb leida lahendus, mis nüüd meie ja meie laste põlvkonnale on õiglane ja sobiv, meie vanemate ja vanavanemate põlvkondi see ei puuduta, nemad peavad oma pensioni ja tugesid täpselt nii saama, nagu see on, aga meie teiega, meie lapsed, lapselapsed loodetavasti kunagi, et tõenäoliselt see ei püsi ja pole vaja ka. Nii, Yoko? Jaa, ma arvan, et siin me jõudsime nüüd nagu asja tuumani, et ma kirjutasin ka sellest paar päeva tagasi, et kogu selles rahvastikupoliitika debatis tegelikult üks aspekt ongi ju see, et meil on justkui nagu kaks varianti, eks ole, et kas me läheme seda teed, et me tõesti püüame kasvada siis või säilitada oma rahva ja kasvada siin Nortalist, Priit Alamäe näitas ka, eks ole, neid numbreid või teine variant, et me kuidagimoodi siis mõtleme välja, kuidas siis tagada seesama või natuke parem elukvaliteet, mis siis sisaldab siis tervishoidu, haridust, eks ole, sotsiaalhoolekannet, kõike seda, neid samu pensioneid, millest juttu oli, siis sellistes tingimustes, kus meid on nii palju vähem. Et ma arvan, lugedes ka siis põhiseadust, minule tundub, et me ei saa valida, kas üks või teine, me peame täpsemalt lihtsalt hakkama viitama nendele kitsaskohtadele, kus meil nii-öelda king pigistab ja ma arvan, et see tänane üritus on üks nendest võimalustest selleks. Ja ma arvan, et me peamegi küsima, eks ole, ja me peamegi neid numbreid niimoodi näitama, et mingi hetk, eks ole, see võib-olla me ei saa maksta ja kui siin Victoria ütles, et kas me oleme valmis, kas meie tervishoid, sotsiaalharidus on valmis selleks, et lasta siia sisse inimesi, siis ma teisalt küsiks, et kas me oleme valmis selleks, et me siia ei lase kedagi, eks ole. Et need ongi justkui need paralleelselt, need kaks süsteemi, aga ma muidugi arvan seda, et need inimesed, kes täna oma nii-öelda pensionisambaid kasvatavad, kes on selle teadmisega läinud ja sõlminud teatud lepingud, et nendele tulla ja öelda, et sorry, me tõmbame nüüd need sambad nagu maha, no minu käsi küll seda ei tõuseks tegema. Et ma arvan, et lihtsalt tuleb endale aru anda, et tõepoolest seal on maailmas väga palju muutuvaid ja selliseid asju, mida me 100% ei kontrolli, aga ma arvan, et samal ajal ikkagi tuleb see suur rahvastikuprobleem jagada nagu sellisteks väikesteks osadeks, et nii-öelda nagu öeldakse, et kui on tähtis matš, siis võta üks pall korraga, eks ole. Et me peame kõiki neid asju, kõik siin koalitsioonierakondade esindajad räägivad, et jah, me nõustume sellega, et sisseränne tuleb ja nii edasi ja oleme valmis ja teeme kõik hästi positiivselt, aga tegelikkuses, eks ole, ühtegi nendest muudatustest praktiliselt ei toetatud, mida siis see rändespetsialistide kamp, sealhulgas siis tööandjad, eks ole, lauale panid. Et võib-olla ikkagi on nagu aeg siin võtta need ohjad riigina enda kätte ja hakatagi juhtima, et keda me siis siia soovime, mil määral me saame täna hakkama, võib-olla 2 aasta pärast saame hakkama enamaga, aga hakkaks kuskilt peale. Kui sisserännast rääkida, siis tegelikult Eestis on täitsa lahendamata probleem ja mina ise olen päris palju selle teemaga tegelenud Riigikogus, aga ausalt probleem on selles, et lihtsalt keegi ei julge võib-olla vajalikul tasemel neid muudatusi täna teha, sellepärast, et isegi mitte ainult sel aastal ja sel aastal eriti, kuna järgmisel aastal meil on valimised ja me teame, et kui ma olen kuskil sõna võtnud sel teemal, rääkinud sellest, et see on tõesti vajalik ja ilma selleta ei ole võimalik meil edasi minna, et siis ma olen nii palju kriitikat saanud, et vist mingil teisel teemal ei ole kunagi nii palju kriitikat saanud, nii et aga kõik, igal juhul poliitikud mõtlevad ju selle peale, et kus nad hääli saavad ja nii edasi, see on paratamatus. See ei ole hea muidugi, see ei ole see eesmärk, mida me peame saavutama, aga ilma selleta on ka väga raske, et kui rääkida pensionisüsteemist, siis tegelikult ma ei ütleks seda, et seda on vaja tõesti kuidagi täitsa lammutada või siis ära unustada, aga
ma ütlen ausalt, et kui mul näiteks mõned kuud tagasi mu poeg küsis, et ta ütles, isa, et sul on ju keskmisest kõrgem palk, et sa peaksid keskmisest kõrgemat pensioni pärast ka saama. Et mina ka tahan niimoodi, ma ütlesin, ära looda pensioni peale, et ma õpetasin teda, kuidas on vaja investeerida, kuidas on võimalik endale pensioni teenida või siis ettevõtlusega tegeleda. Ja see on, kui me tahame ausalt olla, siis me peame selliseid soovitusi ka andma oma lastele, oma töötajatele ja nii edasi. Aga et see ei tähenda seda, et ei pea selle süsteemiga üldse tegelema. Täiesti nõus. Ja põhiseaduse järgi, arvestades seda, et meie praegust vestlust kantakse ka üle ja võimalik, et keegi loob siit ka pealkirju, et siis ma loodan, et seda tehakse heatahtlikult. Et loomulikult see, mis me silmas peame, on, et igaüks ka vanaduse korral saab talle vajalikku abi. Ma loodan, et säilib inimlik lähedus perekonna sees, mis tähendab, et lapsed ei muutu kunagi ükskõikseks selle suhtes, milline on nende vanemate, õdede, vendade käekäik. Aga kus vaja, seal peab tulema riik appi. Aga just nimelt, et kas me ei peaks töökeskkonda ja tööd muutma nii, et inimene saaks soovi ja jõu korral olla tegus ja ka sissetulekut teenida nii kaua kui võimalik ja niisugune isalik nõuanne või siis ka tark emalik nõuanne kallile lapsele, et kuidas investeerida, säästa ja kui saad, pane natuke kõrvale, ju meile on kõigile seda antud, et see on igal juhul mõistlik. Helmen. Ma võib-olla kõigepealt jagaks selle probleemi kaheks. Esiteks on see, et need tänased pensionärid, kes tahavad töötada ja kui te siia tuleksite 2 nädala pärast, Kuldliiga korraldab konverentsi, kus räägivad 50 ja pluss, kes tunnevad juba seda, et nad ei ole tööturul oodatud või neid ei märgata, et nad on nähtamatud, et neil on mingi lagi ees, et ükskõik kui palju nad CV-si ka saadavad, millegipärast neid ei võeta. Et võib-olla alustaks sellest täna eksisteerivast probleemist ja ausalt öelda, poliitikuna peab olema ka julgus öelda, et kui midagi on valesti tehtud, siis see tuleb muuta ja kindlasti tuleb muuta järgmisel Riigikogul, mis on valesti praegu tehtud, on pensionäride maksustamine. Nii ongi, see tulebki muuta. See ei ole aus nende suhtes. See, et pensionireform tegelikult on juba ju ka ministeeriumi laual ja tulemas ka Riigikokku, kus me saame kõik panustada. Ja hirmus kahju ühest küljest on, et valimiste eelsel ajal kuidagi kõik nagu kas kapselduvad või ma ei saa öelda kõik kapselduvad. Opositsioonil on alati kergem kõneleda, koalitsioon peab kaitsma, aga seda ei ole vaja teha. Tegelikult oleks mõistlik see debatt ja rääkida, mis on nagu õige ja valed asjad ära teha, sellepärast et me oleme nii väike riik, et meil peaks olema see julgus neid asju, et taheti parimat, läks halvasti, tuleb see asi muuta. Aga pensionireform, mis on praegu ministeeriumis ja see, mis ikkagi puudutab ka seda, et nutikamat ja paremat paindlikuma võimalust, et inimesel ei ole mitte pensionile minekuks ainult aasta, vaid tema ise otsustab, millal ta läheb ja kuidas ta seda pensioniga võtab, kas osaliselt väiksema mahuga pooles või üldse ei võta, töötab, saab palka ja siis, kui ta enam ei jõua töötada, hakkab võtma pensioni, et need valikud peaksid olema inimesel endal teha ja riik peab looma siin võimalused. Teine on ka see, et miks mitte tööandja pensioni osa, ehk siis nõndanimetatud 3. sammas, mis on, et ma ei tahaks sammastesse jääda, siis siin meil on tõenäoliselt väga erinevad arvamused, aga üks, mis on kindel, et lihtsalt täna öelda, et võtame, lammutame selle 2. samba ära, see on selles mõttes vastutustundetu, et see esimese ehk siis riigi osa ja 2. samba osa peaks kokku andmagi selle, et mingigi 40-45% palgast tagatakse pensionina ja sinna on inimene panustanud 2 ja riik on panustanud 4%, et lihtsalt jagame selle laiali ja kindlasti põhiseaduse järgi siis tagatakse ka abi, kui häda on, aga see abi on toimetuleku piir ja see ei ole tegelikult ei väärikas ega ka ootustele vastav. Ja praeguses olukorras öelda, et me ei suuda isegi tegelikult 30 aasta pärast tagada sellise edasimineku ja ilma täiendavate inimeste tööle asumisega neid tasemeid, mis meil praegu on, neid teenuseid, mis meil praegu on, sest lihtsalt see maksumaksjate arv ka langeb. Ja üks asi, mida ma kindlasti tahaks öelda ära, et ärge arvake, et me siin 4 või 5 lava peal alame, et kui halvasti kõik on ja ilmselt teie saalis teate, et tegelikult ongi. Eesti on suurepärane riik elamiseks, siin on nii palju häid asju, siin on nii toredaid inimesi, kes tahavad siia panustada ja meie asi on vaadata seda, nii meie kui teie asi, et nad seda saaksid oma võimaluste piires teha. Nii, Viktoria. Nii, ma alustaks sellest, et tegelikult sellest, et meie pensionisüsteemiga ja ka tervisehoiusüsteemiga tulevad probleemid, ilmselt ma oletan teadsid need vastava ala ministrid juba 6-7 aastat tagasi kindlasti. Ja ilusti lihtsalt panid seda sahtli kinni ja nüüd siis me tegeleme sellega, millega me hakkame tegelema. Ehk siis tegelikult on arusaadav, et nii tervisehoiu kui ka pensioni
temaatikaga tuleb välja minna siis kas või siis aasta pärast konkreetsete ettepanekutega ja need kindlasti tulevad, sellepärast et see probleem on täiesti olemas ja väga suur. Nüüd siis, kui me üleüldiselt siin oli selline sõna nagu sisserände ja ma saan aru, et ka piirarvust ka nagu ilmselt ma aiman, et võib-olla tahaks küsida, siis nagu ma rõhutan seda, et võib-olla see on puht signaali küsimus. Et jah, meie praegune piirarv on 1300, aga ma ikkagi lisaks siia, et see olukord ei ole päris nii, ei ole päris see number korrektne, sest et siia tulevad juurde ka perekonnaga liitujad, õppimine, põgenikud, IT-spetsialistid, kes lähevad sinna kvoodist välja, siis ajutine tööjõud kuni 9 kuud ja nii edasi. Et selles mõttes, et tegelikult see number ei ole päris väike. Ja pluss veel see, et on olemas ka mingisugused varjutud probleemid sel turul, millega me nagu kas või siis ei saa üldse hakkama, ei saa neid asju kontrollida. Et see ei ole selline teema, et lihtsalt võtame. Ja siis ma oletan, et siin võib-olla selle konverentsi raames oodatakse üht signaali ja siis me pärast seda lähme näiteks teisele konverentsile, kus räägitakse eesti keele, kultuuri ja üleüldiselt põhiseaduse temaatikast ja sealt oodatakse hoopis teistlaadset signaali. Nii et ma arvan, et siin on see koht, kus tegelikult peaks kooskõlastama neid kahte asja ja kui me räägime üleüldiselt riigi ja rahvastiku kriisi problemaatikast, siis eelkõige esimene eelis oleks siis ikkagi sündimus ja ma saan aru, et seda võib-olla on suht raske mõjutada, aga samas jah, meie olukord ei ole üldse hea ja järgmiste aastate mantra võiks olla, et iga peres peaks olema 3 last vähemalt. No siin on ilmselt erakondade lähenemised erinevad, aga paraku on meie minutid täis ja kui nüüd vestlust lühidalt kokku võtta, lubasin härra Tammsaarile, et me katsume siin siiski sõnastada punkte, millest võiks edasiminekuks olla kasu. Ja ma loodan, et te näete seda nii nagu minagi, ma ei hakka neid ajapuudusel kordama, et mõningad punktid tulid ja olen täitsa veendunud, et teie kõik ja usun, et teie erakonnakaaslased on valmis siis rahva tahtel, kui see nii peaks minema, juhtivatele kohtadele asudes Riigikogus ja ministritena, siis ka neid lahendusi konkreetselt leidma, uppumata sellesse bürokraatlikku rägastikku, mis tegelikult tuleks samuti kindlal käel likvideerida, et kui soovite, siis aitan ka isiklikult kaasa, olles paljudes kohtades töötanud, annan head nõu, kui tahate. Et tõepoolest see, mis on Eestis juhtunud, et see on hirmus, et mõistlike muudatuste läbiviimine jääb selle sama bürokraatliku masinavärgi taha, mida pole absoluutselt vaja. Nii et ma väga loodan, et ka see pool saab korda. Ja siis 2 punkti kokkuvõtteks. See, mida me kõik saame teha, et siin oleks parem elada, et Eesti jääks püsima ka siis, kui siia tuleb hulk inimesi lähikümnenditel. Eesti keel ja kultuur säiliks. Esiteks, minu arvates tuleb hoida lootusrikast meeleolu. Probleemid on igal pool, alati. Nendele probleemidele, kui tahes vihastavad ja kui tahes keerulised ja ebaõiglased nad ei tundu, on alati olemas lahendused. Ühiskonnas erinevad huvirühmad, keda erinevad erakonnad esindavad, võivad neid lahendusi näha erinevalt, selleks ongi valimised. Aga tegelikult nendele lahendustele tuleb mõelda ja need tuleb ellu viia ja sellest, et probleemid on, ei tohiks tulla lootusetu meeleolu, et hommikustest uudistest kõigepealt kuuled, et meil on kriis, meil on kriis, meil on kriis, meil on vaesus ja venelased teevad raketikatsetusi ka. Vaadake, ükski mõistlik naine, ma kahtlustan, selliseid uudiseid kuuldes ei arva, et ta peaks sellesse maailma tooma uue elu, mis on suur vastutus, suur ime, suur õnn. Nii et võib-olla oleme mõistlikud, ei ole vaja mingit propagandatalitust, aga hoiame seda lootusrikast meeleolu, et Eesti seisab, me kõik seisame lootusrikka tuleviku lävel, ausalt, see on võimalik. Ja teiseks, igaüks ja iga päev saab oma kodus ja oma töö juures teha oma asjad nii hästi ära kui võimalik. Ei saa lasta nina norgu, kui sa oled parasjagu keskealine, ei ole laps, ei ole vanemajaline, kellel tervis võib olla vilets ja meeleolu ka, siis on meie asi neid lohutada ja toetada. Aga igaüks oma tööl, oma eraelus saab teha asju nii hästi ja iga päev paremini kui eile. Ja siis me seisamegi selle lootusrikka tuleviku lävel ja Eesti jääb kenasti kestma. Suur aitäh! Kõik mõtlesid.
nii, aitäh teile kõigile, üks hetk. aitäh! Nii, aitäh! Aitäh, Martin! Midagi juhtus. Ahah, midagi kukkus. Nii, ettevaatus sellega ja aitäh, Ülle! Ei, kõik on väga hästi. Tegelikult me kutsusime ka Vabaerakonna ja EKRE naisi siia. Kahjuks Vabaerakonna naised olid kõik Eestist ära ja EKRE ei tahtnud tulla.